Tere Marko, oleme siin jahirahu väljakuulutamisel Mäetagusel ja just esmaesitlesite Jahisarve Kaja ja Ida-Viru jahiseltsi ajalooraamatut, et räägi lähemalt, et kus see mõte tuli ja kuidas materjali saite ja kuidas läks? Mõte tuli ikka sellest, nagu ma ka ütlesin, et meil ei olnud tegelikult aimdust, et kus me oleme tulnud ja kui sa ei tea, kus sa tulnud oled, sa ei tea, kus sa ka lähed, et me tegelikult ka, me ei saanud nagu, meil ei olnud infot, et kas või millal meie juubeliüritused on või mingid asjad, ja sealt see nagu see huvi tekkis, ja siis juba kui sealt hakkas nagu infokilde tulema sellest, et siis põhimõtteliselt võiks ta siis ikkagi nagu kaante vahele panna, et ka muud maakonnad tegelikult on ju näidanud huvi üles ja ka koostanud oma maakonna jahindusajalugu, et ma arvan, et see on nagu maakonnal on nii oluline lüli lihtsalt, kui me mõtleme jahindust nagu tervikpildina, et igal juhul raamatu väljaandmine on oluline kild ja 2023 peaks meil siis nagu juubel olema Ida-Virumaa 75, et 75 aastat ajalugu on siis see kaante vahele just saanud. Äkki räägid lähemalt, et kuidas te seda koostasite ja kes koostas ja... Jah, raamatu autor on Anne Nurgamaa, et mul on lihtsalt varasemalt olnud Annega läbi töösuhte kontakti ja Anne on oma eelnevalt perioodil nagu päris mitu raamatut ja artikleid kirjutanud ja ta on niisugune hästi huviline, selles mõttes üldse ajaloo huviline erinevates valdkondades ja kui ma tal seda pakkusin või kui ma Annega kohtusin, et siis mul kohe nagu mõte tuli, et võiks seda tööd nagu Annele pakkuda ja Anne oli kohe kahe käega nõus seda vastu võtma ja nii me siis kahekesi nagu põhimõtteliselt seda nagu materjali koguma hakkasime, loomulikult koostöös Ida-Viru jahimeestega, et ega päris kahekesi kogu seda materjali kokku saada oleks olnud tiba keeruline, aga nii ta lõpuks valmis sai. Mis siit kõige huvitavamad välja tuli, kui sa seda aitasid teha? Kõik oli huvitav, ma ise veel suht noor mees, et see pigem just see 60-ndate, 70-ndate, seda ajalugu ma teadsin, kuidas seal nagu sõja ajal ja kuidas seal nagu nende sõdade vahel Eesti jahindus on nagu toiminud ja kuidas see on meie uluki populatsioonidele nagu mõjunud. Aga just see siis, kui nagu see Vene aeg, et kuidas seal on näiteks, et kas või see, et koertele ja kassidele anti ka jahilube, et küttimiseks, et selliseid huvitavaid fakte ja et neid oli palju ja tegelikult, mis mulle nagu selle raamatu juures kõige rohkem meeldib, on need jahijutud, et kui vahest on niisugune tunned, et tuju on natukene kehva võitu, siis loed sealt ühe hea jahijutu ära ja siis on jälle tuju päriselt hea. Okei, ja kus seda saab? Seda saab soetada Ida-Viru jahimeeste seltsist. Okei, ja mis hinnaga? 20 € tükk. Okei. Aitäh siis! Aitäh!